Vaatame veel mõningaid asju, mida me saame CSS stiilidega teha. Me saame näiteks teksti stiliseerimiseks kasutada värvi, mida me juba tegime, aga me saame muuta ka näiteks fonti või kirjatüüpi. Millises kirjatüübis on see tekst kirjutatud? Muudame siin style'i all ka näiteks pealkirja kirjatüüpi. Selle jaoks kirjutan selle elemendi nime, mida ma tahan muuta, H1 element, loogsulg ja ütlen, et font family ehk kirjatüübi perekond võiks olla hoopis Courier, mis on selline võrdsete tähelaiustega font. Salvestan, uuendan ja pealkiri on nüüd muutunud. Kui ma lisaks siia kuskile mõne teise H1 pealkirja, siis see oleks samuti selle uue fondiga. Teine pealkiri, salvestan, uuendan ja samamoodi see on sellise teise fondiga. Aga see on musta värvi, sest selle punase värvi me määrasime ainult esimesele H1 pealkirjale. Lisaks me saame muuta ka teksti suurust. Näiteks me soovime, et kõik teksti lõigud oleksid natukene suuremad. Lähen siia üles stiili määramise sisse ja teksti lõigu alla ja kirjutan siia näiteks font size, koolon ja 2 korda suuremad, kirjutan 2 EM-i. Ja nüüd on kõik teksti lõigud 2 korda suurema kirjaga. Natuke liiga suureks läksid ja mahu ekraanil ära, jätan siia 1,2 EM-i, ehk siis nad on 1,2 korda suuremad. Ja nüüd ongi 1,2 korda suuremad. Me saame lisada ka raame, näiteks lisame jällegi pealkirjale raamid, H1 pealkirjadele raamid. Enne ma natukene trepin seda koodi, panen kõik need stiili muudatused erineva rea peale, et oleks kergem lugeda ja ette panen siia ka tühikud, 2 tühikut. Ja H1-ga teen samamoodi, et oleks lihtsalt kergem lugeda ja natukene väiksemaks. Ja ma tahtsin teha seda, et ma lisan pealkirjadele ümber raami. Lähen siis siia H1 stiili sisse, vajutan enterit ja kirjutan lihtsalt border ehk raam. Raami suurus võiks olla 2 pikslit, ta võiks olla pidev joonega, solid ja näiteks sinist värvi ehk blue. Semikoolon, salvestan ja nüüd kõik H1 pealkirjad peaksid olema raamiga ümbritsetud. Uuendan ja täpselt nii ongi. Kõikidel on raam ümber. Kui me oleme raami pannud ümber, siis me näeme, et tegelikult see raam puutub siin täiesti teksti vastu. Selle jaoks, et seda juhtuks, me saame lisada ka stiilina paddingut, mis on selline polsterdus selle raami ja teksti vahel. Ja siia ma kirjutangi H1 stiili sisse jällegi padding ehk polsterdus ja kui suur see polsterdus võiks olla. Kirjutan siia näiteks 10 pikslit. Salvestan, uuendan ja nüüd on pealkirja ja raami vahel on 10 pikslit vaba ruumi. Natukene sarnane paddinguga on ka veeris ehk margin. Et tihti aetakse neid segamini. Padding on siis see, mis jääb meil siia teksti ja selle raami vahele ruum, ehk siis elemendi serv on meil siin tegelikult see raami serv ja me näeme, palju on vaba ruumi selle elemendi serva ja selle elemendi sisu vahel. Aga margin, mis me nüüd lisame, lisab meile vaba ruumi siit elemendi välisservast järgmise elemendini. Ehk ma kirjutan siia margin ja lisan vaba ruumi näiteks 15 pikslit, semikoolon, salvestan ja nüüd peaks olema H1 pealkirjadel tema välisest äärest kõikide teiste elementideni ja näiteks ka veebilehe servani 15 pikslit vaba ruumi. Ma salvestasin, uuendan ja näen, et nüüd ongi 15 pikslit siin vaba ruumi, 15 pikslit siin vaba ruumi, siin 15 pikslit, igal pool 15 pikslit vaba ruumi. Lisaks tahaksin ka vaadata veel 2 atribuuti, ID ja class, mida samuti kasutatakse tihti erinevate stiilide lisamiseks. Kui meil näiteks on siin üks kindel paragrahv, mis me tahame, et just see oleks kollast värvi, siis me saame kasutada tema peal ID atribuuti. Ja ID atribuudi lisamiseks saame me kirjutada siia algusmärgide sisse P tühik ID ja siis millega see võrdub. Ütleme, et ID võrdub jutumärgid ja kollane. Ehk siis tema ID nimetus on kollane ja sellist
samanimelist ID-d me saame määrata ainult ühele elemendile. Või tegelikult me saame määrata mitmele, aga me peaksime määrama ainult ühele elemendile. Ja nüüd me saame minna siia üles stiili määramise juurde ja kui me tahame viidata sellele samale ID-ga kollane elemendile, siis me kirjutame siia hashtagi, selle ID nime ehk kollane, jällegi loogsulud ja loogsulgude sisse kirjutame, mida me tahame selle elemendiga teha. Me tahame muuta tema värvust kollaseks. Color yellow. Ma salvestan. Ja nüüd peaks olema ID-ga kollane element kollast värvi. Ja täpselt nii ta ongi. Väga raske on näha, aga ta on nüüd kollane. Mille poolest on see parem, kui me lihtsalt kirjutaksime siia samasse sisse, et style võrdub color yellow, on see, et me saame selle stiili hoida kõik ühes kohas. Et kui me peaksime hakkama muutma, siis me muudame neid kõike stiilesid dokumendi algusest või ühest välisest failist ja me pea hakkama otsima siit dokumendi seest, et kus midagi seda stiili muutma hakata. Aga näiteks, kui meil on sellest 4 lõigust 2, mida me soovime muuta. Kui ID-d me kasutasime ainult ühe elemendi muutmiseks, ühe kindla elemendi stiliseerimiseks, siis atribuuti class saame me kasutada mitme sama atribuudi väärtust omava elemendi muutmiseks. Ehk me võime öelda, et näiteks kustutan siit ühe selle pealkirja ära. Ehk me võime öelda, et näiteks see eelviimane lõik on class ehk tema klass on näiteks, teeme ta roheliseks, on roheline ja samamoodi on tekstilõik ja samamoodi on ka viimane lõik, ka tema klass on roheline. Ma salvestan. Klassi me saame üht ja sama klassi me saame kasutada mitme elemendi puhul. ID-ga ID-d kasutame ainult ühe kindla elemendi puhul. Ja see üles stiilid alla kirjutan, et klass roheline. Ja klassile viitamiseks me kasutame punkti. Ehk kui ID puhul kasutasime hashtagi, siis klassile viitamiseks punkti. Ehk punkt ja selle klassi nimi on roheline, loogsulud ja siia kirjutan, et see värv võiks olla color green. Salvestan ja nüüd kõik klassiga roheline elemendid peaksid muutuma roheliseks. Uuendan ja nagu näen, ongi 2 viimast tekstilõiku on rohelised. Ma võin näiteks ka siin selle H1 muuta selle style red asemel, kustutan selle ära, kirjutan siia ka, et see on class, et see on ka roheline. Uuendan ja pealkiri samuti roheline. Klassi nimi roheline ja kollane võib-olla ei ole kõige paremad, kuna siis, kui me soovime ükskord nende värvi muuta ja siin roheline all kirjutame näiteks, et need tekstilõigud ja pealkiri oleksid hoopis näiteks lillat värvi, purple, salvestame, uuendame, siis nad on küll lillad, aga see klassi nimi jäi samaks, ehk siin tekib natukene segadust. Seega võiks klasside nimed olla võib-olla midagi natukene umbmäärasemat kui see, mis me nende väärtuseks alguses täpselt paneme.